Tere tulemast taas Iluvarjus podcasti. Täna juba salvestame 9. episoodi. Nii kaugele oleme juba jõudnud. Aitäh kõigile, kes kuulavad ja tagasisidet selle kohta annavad, et see tähendab meeletult palju ja tundub, et teeme õiget asja. Ja Kristel olen mina. Ja mina olen Silli. Tere tulemast. Ja täna on meil külas väga vahva külaline, Karmen Palmiste. Paljud kindlasti teavad, paljud võib-olla enam veel veel ei tea, viidata siis sellele, et sa tegelikult oled paar aastat ära olnud. Et aga tere Karmen ja räägi, kes sa oled ja kust sa tuled ja mida sa teed. Tere. Jah, tegelikult hea öelda, et enam ei mäleta, et koroona tegi oma töö ja oli väikse puhkuse tegin paar last juurde. Et nüüd vaikselt tuleme tagasi, teeme võistluseid, vaatame, äkki hakkame koolitusi tegema. Mõni muu projekt on veel silmapiiril, vaatame, kuhu jõuame. Meenutame ennast siis. Väga põnev. Ja sa oled tegelikult ju ripsmete ja asjadega tegelenud juba väga-väga kaua. Jah, esimene koolitus tegelikult oli 2011, et ma tegelikult olin üldse kuskil Iirimaal ära, kus ikka satud, läksin meest otsima, ilmselt sealt ma ta leidsin. Aga jah, et tegelikult see ripsmevärk oli üldse teisejärguline, mul oli igav. Ma mäletan, mu ema kunagi 2006 või midagi sihukest rääkis mulle, kuule, sihuke uus põnev asi on, äkki tahan minna õppima. Ma ütlesin, et mina lähen ülikooli, mina ei hakka mingi iluteenindust tegema, et seal on ainult need lollid, kes kooli ei saa, Et ilmselt mõni võib-olla tunneb oma mõtte mustri nagu selle järgi tegelikult ära. Et kui me nagu, Kristeli kasvõi podcasti kuulasin järgi, siis tegelikult täpselt sama mentaliteet oli tal ka, kui ta rääkis häbitundest ja nii edasi, et jah, aga siis lõpuks ikkagi igav oli, mõtlesin, et lähen siis proovin, sest ema sõnad tulid meelde. Sõbrannad ei jätnud peale seda enam rahule, kuni üks päeva vastasin, et ups, ma on täisklintuur nagu. Ja tegelikult sealt hakkas see lumepall nagu veerema. Ma oli väga halb. Tõesti, inimesed ei saa aru, kui halb. Et meid oli tookord, Iirimaa koolitusel, meid oli 16 ja me tegime 11 ripsmeid. Sa õppisid Iirimaal ripsmetehnikuks? Ja, okay. Ja siis praktika aeg oli 1 tund. Kõik läksid koju ja valmis. Said kiti kätte ja kes kunagi mäletab, oli siuke bränd nagu Blink. Et ripsmed olid kohutavad ja pintsetid olid õudsad ja kõik oli valesti. Et siis, kui ma ikka ripsmeid nagu tegin, et siis ühe korra ma ikka liimisin niimoodi mu silmad kinni, et need ei tulnud enam lahti. Nagu need olid nagu fulli, nagu täitsa lõpuni, ülemised, alumised. Been there, done that. Et see ei tulnud lahti enam, et see olid nagu käärid, on ju. Tegelikult. Lõiksin lahti. Okei, mul läks siis paremini. Ma sain harutatud, aga tagasi ei tuldud enam. Siis seal ei olnud midagi lahti harutada, sest see oli kinni. Nagu see oli nagu peale operatsiooni haavad on kinni tõmmatud. Absolut. Et ma räägin, et see oli ikka nagu väga-väga halb. Aga edasi on paremaks läinud. Ja mingil hetkel läks, kui see reaalsus jõudis sinuni, et sul on tegelikult vaja koolitusi selle jaoks, et nagu edasi minna. Tegelikult see, et ma läksin volüümi õppima ja ma sain jälle nii halva koolituse, et ma ei tea, nutt tuleb peale, et ja ma nägin, kuidas teised hakkasid tööd tegema, siis mõtlesin, peaks minu oma niimoodi välja ei näe. Ma mõtlesin, tegelikult nagu päris hea, aga samas nagu ei olnud, Ja siis sa läksid ja siis sa said aru, okei, ma pean ennast koolitama hakkama, et see ei ole nagu edasi viiv jõud, aga ma panin niimoodi vana auru pealt 3 aastat, ma ei tea, kui palju silmi ma ära rikkusin. See on äge, sellepärast, et ma arvan, et väga paljud ei julge oma ämbritest niimoodi rääkida. Ja, aga see hetk, et sa saad aru, et sa pange pange maha, siis on nagu see on edasi viiv jõud. Täpselt, et ja sealt läks nagu tegelikult nagu paremaks, et kui see reaalsus nagu jõudis ja siis mida rohkem sa koolituse tegid, seda rohkem sa said aru, et oh my god, mida ma tegin kõik need aastad, et praegu nagu tagasi vaadata. Ongi, täna on naljakas, aga kui sa alustasid, siis sa võtsid seda nii tõsiselt, sest ma olin täiesti veendunud, et ma olen Eesti parim ripsmetehnik.
aplaus. et noh, Delululand oli ikka nagu kõva, et selles suhtes. Aga noh, täna on kõik parem, noh muidugi täna on see, et nii palju häid koolitajaid on turul, nagu õpetamistase on ju, koolitustase on hoopis teine, et me ei, nagu üldse ei saa võrrelda sellega, mis oli see palju, peaaegu varsti 15 aastat tagasi on ju, et noh, ütleme need, kes täna õppima lähevad või on värskelt õppinud, müts maha nagu selles suhtes, et see on ikka nagu öö ja päev, et ma arvan, et täna sihukest asja ega nagu naljalt ei näe. No, mina mäletan siit sellest ajast, kui sa olid juba tegijad, enam ei olnud nagu see, et see esimene Ripsme konverents oli. Jah. Et seal sa korraldasid ja et sellest ajast mäletan mina sind ja alati oli ikkagi nagu tegijate listis pigem. No jah, võib-olla ma selle aja peale juba olin ise ennast nagu nii palju koolitanud, ma olin ise värskelt koolitama hakanud on ju. Et ja noh, mina propageerin alati nagu igasugused koostööprojektid, asjad, et see viib alati edasi. Et tegelikult ju tol ajal me Rutiga koos tegime seda konverentsi on ju, noh, tagantjärgi nagu kui ma tagasi vaatan, siis Rutt tegi oluliselt rohkem selle projekti raames kui mina on ju, et selles mõttes, et kummardus talle ka, mina vist elasin, ma ei tea kus kohas on ju. Delulus. Et aga nagu see, et me võtsime nagu, otsustasime, et me teeme koos nagu midagi, nagu me lõime noh, koos tegema midagi toredat on ju, aga samas kõik need inimesed, kes tulid ju sinna rääkima on ju, me saime suhteid luua, see viis järgmise asjani, küll siis Rutt korraldas ühte koolitus, kus ma siin nagu järgmise inimesega tuttavaks on ju, mis ainult noh, et see lumepall kuidagi hakkas nagu veerema ja tegelikult ka nagu läbi selle Ruti brändi küll teati on ju, aga võib-olla see aitas tal ka jälle rohkem nagu neid uksi tegelikult nagu avada on ju, võib-olla välismaailma poole, sest et kõik need suured nimed, kes tol ajal olid, tulid nagu Eesti ja kui nad näitasid, kes siin on ju, siis kes see korraldab, et tegelikult selle paari aasta vältel järsku käis mingi pauk ja lõpuks olid kuskil USAs konverentsil on ju, et siis siiamaani vahel mõtlen, et aju ei jõua nagu järgi, et see asi käis nagu hästi kiiresti, et neid koostööprojekte tegelikult ei tasu nagu üldse alahinnata, et kui see, kas või see podcast välja tuli, siis nii palju toredam on näha, kui inimesed teevad need asju koos, et sellel on 2 inimest on ju, et ühel on üks bränd, teisel on teine bränd, aga nad tulevad kokku ja nad teevad seda koos, töötab palju paremini. Kindlasti. Aga täna sa oledki sellepärast siin, et on uus projekt tulemas ja äkki sa tahad rääkida natukene oma Lashbossi ideest. Kus see üldse tekkis? Noh, esimest korda, kui me võistluseid, nagu kui ma üldse korraldasin, oli 2019. Et see oli selline live, et online'i ma olin nagu varem teinud, aga live'i ma ju ei olnud teinud, et täiesti pea ees hüppasin nagu vette. Ja siis ujusin ja tegelesin nendega probleemidega nagu jooksvalt. Aga siis kuidagi koroona tuli, jäi suur vahe, siis ühed võistlused me jätsime vahepeal üldse ära. Ja siis nüüd 2 aastat tagasi oli uuesti. Ja siis juhtus niimoodi, et Kristi Vähi hakkas mulle ukse peale koputama, et kuule, et kas teeks nüüd uuesti. Siis eelmine aasta ma ütlesin talle, et ei. Ma olen beebiga kodus. Ma olen selle hullu teekonna läbinud, ma enam nii noor ja loll ei ole, ma ei võta omale nii palju kohustusi ja siis ta koputas eelmise aasta lõpus uuesti, aga nüüd et ja siis ma ütlesin, et okei. Aga ma ei taha teha samamoodi nii nagu varem tehtud. Kogu see ülesehitus ei toimi minu jaoks, sest see on täpselt sama, mis on nagu igal pool. Ma tahan midagi uut, ma tahan eri lahendust. Ja siis ma niimoodi istusin oma mõtetega, kuni ma mõtlesin, et okei. Et kuidas oleks, kui me teeksime poolfinaalid, teeme lõpufinaali on ju. Siis Kristi kõigepealt vaikis umbes 1,5 päeva. Ma ütlesin, et mõtle rahulikult. Ja siis ta vaikis ja ütles, et ma ei tea, Karmen. Et ma ütlesin, et aga kui me lähme, siis tuleb midagi uuega minna. Et see ei... Mul endal hakkab nagu igav ka. Plus nagu kui inimesed kogu aeg käivad, on ju, neil hakkab ka igav, et nad tahavad tegelikult midagi hästi palju uut saada. Ja kogu aeg see asi peab ju muutuma ja midagi uut peab tooma kaasa.
et kuna me niimoodi sõbralikult Sigritiga jagame nagu maid on ju seal Rakvere ja Tallinna vahel, et siis ütleme üksteise võib-olla motiveerimine ka natukene on ju, keegi tuleb millegi uuega välja, et siis peab teine ka natuke rohkem pingutama, et siis otsustasimegi, et siis me lähme seekord sellise projektiga, et me võtame 3 poolfinaali ja siis teeme finaali otsa sinna Tallinnasse, aga kuna poolfinaalidest tulevad ainult võitjad kokku, siis see tähendab seda, et finaalipäev võib-olla ei ole nii palju sagemist, inimesi on nagu vähem on ju, see tegelikult on ju kulu, nagu lisa ekstra kulu meile, et siis pakkuda sinna juurde veel midagi. Ja siis me otsustasime, et okei, et proovime siis messi ja konverentsi ka sinna juurde teha, et see mess küll on nagu väike, aga kuna turult ju kadus tegelikult ära professionaalidele suunatud ilumess, siis võib-olla natukene turuauk ripsme ja kulmutehnikutele, et siis proovime nagu tuua jälle inimesed nagu omavahel kokku, et mitte ainult Eesti, vaid ka Soome ja Läti ettevõtteid on meil täna, kes tulevad messile. Et lihtsalt rohkem seda nagu maailma näidata. Ja siis konverents on ju sinna juurde veel, et pakkuda nagu midagi veel rohkem, et kui neid väliskohtunikke tuleb siia, et siis kasutame siis maksimaalset võimalust ära, et ühest küljest saab nagu see võistleja omale väliskohtuniku, kes on väga palju võistelnud on ju, kellel on väga palju credibility't, ma ei teagi, mis see nüüd eesti keeles on, et ja nad saavad hinnatud nii-öelda siis väliskohtuniku poolt, aga samas jälle nad saavad seda informatsiooni nagu täpselt samamoodi, et ühesõnaga proovime siis luua midagi nagu toredat, tuua inimesed kokku, anda inimestele võimalus luua suhteid, õppida tundma erinevaid ettevõtteid, tooteid, koolituskeskusi, mida iganes keegi nagu otsib, et sellisel juhul isegi inimene, kes ju soovib õppima hakata on ju seda eriala, siis see on jälle nagu tegelikult see koht, kuhu ta nagu võiks tulla ja siis ta saab otse vahetult suhelda nagu nende koolitajatega. See on väga hea mõte, aga kas see on täitsa nagu enda poolt välja mõeldud või oled sa kusagil maailmas näinud sellist kontseptsiooni? Sellist kontseptsiooni mina ei ole nagu ilumaailmas, ma ei ole näinud. Ma ei ole ise veel kokku nagu puutunud. Aga ütleme, see kontseptsioon ei ole ju tegelikult selles suhtes nagu maailmas uus, et kui me räägime mis iganes spordialast, siis täpselt ju nii see tegelikult nagu toimibki. Ja tegelikult nagu võib-olla natukene sai see jälle on ju Rakvere võistlustest inspireeritud selles suhtes, et nemad ju teevad Harjumaa parim ripsmetehnika on ja stiilis on ju, et iga maakonna kohta parim ripsmetehnika, aga see nüüd puudutab nagu kliendi arvamust. Kohal. et siis see on nagu kliendi arvamuse baasil nagu loodud, aga nüüd meie lähme nagu justkui sammuke veel edasi on ju, et sa pead ka tehniliselt tõestama ennast, et me ei hakanud nagu igat nagu maakonda eraldi nagu võtma, sest see oleks nagu karm on ju, aga võib-olla seal mõnes maakonnas ma istun ainult 2 tehnikuga seal võistlusel, et mida ma siis teen seal. Aga me otsustasime siis nagu piirkonniti ära jagada ja siis solidaarsusest mitte siis Rakverre minna ja siis jätsime nagu selle kõrvale. Et see oli nagu alguses plaanis, aga siis ma mõtlesin, et Sigrid tutistab mind ilmselt selle eest. Aga sealt midagi head vist oodata ei ole. Aga jaa. 3 linna, Pärnu, Tartu, Tallinn. Just. Ja kuna need poolfinaalid toimuvad? Esimene on siis Tartus, see on siis 9. august, siis on 6. september on Pärnu ja 20. september on Tallinn ja siis finaalini jääb siis 6 aega, et siis on 18. oktoober on finaal. Kellele see üritus mõeldud on, kas ainult professionaalidele või siis ka täiesti alustavatele tehnikutele? Ma ütlen ausalt, ma ootaks tegelikult algajat isegi nagu rohkem, sest me küll kohtunikena oleme püüdnud ära likvideerida need sarivõistlejad, kes iga aasta nagu käivad ja me teame, et nad on tegelikult väga head. Et siis me oleme nad pannud nagu kohtunike rolli ja kohtunikud oleme me ka kuidagi selliselt nagu läbi mõelnud, et Tartu kohtunikud oleksidki rohkem nagu Tartus ja et see kohalik
nagu võib-olla tehnik saaks nagu rohkem kokku selle kohaliku nagu koolitajaga, et kas neil on siis võimalik seal hiljem koha peal nagu suhelda omavahel on ju, või nad saavad tagasisidet, et siis neil on võimalus sinna koolitusele minna. Et see on kohe nagu omas käes, et oma regiooni nagu siukene väike kokkuhoid samamoodi nagu sponsoritega, et me tahaks seda kohalikku ettevõtet saada nagu kohalikule võistlusele nagu rohkem sponsoriks, et luua sellist kogukonna nagu momentumit tegelikult rohkem, et see maailm võib-olla natukene nagu kõigub ja natukene siukest ussitamist on liiga palju või natukene siukest nagu näpuga näitamist või viltu vaatamist, et tegelikult, et seda kogukonna tunnet tegelikult rohkem nagu tuua, et seal on nagu hästi palju nüansse, mis on nagu minu jaoks on olulised olnud nagu, kui mina oma asju teen või oma suhteid inimestega nagu loon, ja et siis ma tahaks seda samamoodi tegelikult nagu natukene edasi anda. Et siis jah, aga noh, ütleme alustajad on ja nagu tihtipeale kipuvad kartma, nad ei julge nagu tulla on ja, aga eelnevatel aastatel tegelikult nendes võistluste üldpunktitabelites me oleme näinud, et kuidas juuniorid panevad ka eksperdid tegelikult kinni. Et nad küll ei võistle ühes kategoorias, aga punkte koguvad tegelikult rohkem, kui me paneksime nad üldskaala peale, siis kipub vahel see ekspert tegelikult olema isegi küllaltki madalal. Juunior on väga hea ja siis mäester jääb sinna vahepeale. Aga seal oleneb nagu võistlustest, oleneb inimestest, aga seda on nagu näha, et tegelikult me võiksime nad kõik ühte kategooriasse kokku panna ja see oleks väga-väga tasavägine olenemata sellest, kui palju nagu su kogemust on. Ja tegelikult see näitabki ju seda koolituskvaliteedi taset, mis need juuniorid täna nagu saavad. Sest see sama on ju koolitaja, kes on ise tulnud võistlusmaailmast, on ju, ta teab, millest ta räägib, tal on see kogemus olemas, tal on hunnik karikaid seal, on ju, nüüd annab kogu selle teadmise, annab edasi sellele juuniorile ja tegelikult ta ju õpetab juba selliselt, et ta on suuteline minema võistlema. Et see hirm on tegelikult suurem, kui see võib-olla vaja väärt. Närv peab sees olema, et ma nagu propageerin närvi sellepärast, et kui sa oskad seda nii-öelda kanaldada, on ju, et siis sa suudad selle panna kogu oma nagu võistlustöösse, kui sul hakkab käsi nii hullult värisema ja seal läheb paanikasse, noh siis ei tule nagu midagi välja, aga tegelikult jah, ma sooviks näha, et junior kategooriad on rohkem täis kui eksperdid. No see on väga hea point, sest üks asi, mida mina näiteks selle ripsme tehniku karjääri jooksul tagasi vaadates kahetsen, ongi võib-olla võistlustest mitte osavõtmine alguses kohe. Tegelikult oleks võinud hakata. Ma ju läksin üldse esimesele live-võistlusele eelmise aastal Rakveres ja siis mul oli ka niimoodi, et oh my god, mida kuradit ma seal teen nagu, miks ma üldse sinna lähen, et kõik need hirmud peas, see oli tegelikult täiesti asjata, sest see üritus ja kogu see vibe ja kõik need asjad seal, see oli miljon korda seda väärt, et see on nagu tegelikult mega äge sellisest, et see tuleb lihtsalt see samm astuda ja panna ennast sinna kirja ja minna ja teha ja seal, ma arvan, et seal ei ole ühtegi tehnikut, kes kahetseks, et sa sinna nüüd nagu osalema läksid, vaata. Sa kahetsed, kui su ego on väga suur. Täpselt. Et see on ainukene põhjus, miks sa nagu pärast kahetsed, sest eks ikka iga võistlusega käib, ütleme, kisa pärast käib kaasas, kuidas mingi asi oli halb ja nii edasi, aga me näeme tegelikult seda inimesed, kes ei saanud karika kohta. Aga see ei tähenda ju seda, et sa oled halb. Sest mina olen ka esimese kohtasid kaotanud niimoodi, ma jäin 5, aga mul esimese kohaga ainult 1 punkt vahet. Valus, on ju, aga ma olen parem 5 kui 4, sest et 4 saaks veel valusam olla. Aga see ei tähenda seda, et sa oled ju nagu halvem, on ju, et see lihtsalt need tingimused, võib-olla natukene õnne, ja nii edasi, et nagu millega sa nagu lähed, et see tegelikult ei tähenda mitte midagi, et see on nüüd see koht, kus sa pead selle ego tegelikult nagu kõrvale panema, et sa ei lähe sinna testima seda, kui hea sa oled, on ju, et sa defineerid seda pärast, ma karikat saan järelikult, ma olen nii halb. Ei ole, sulle lihtsalt võib-olla tehniliselt mingid nüansid lihtsalt paigast ära, mida on vaja nagu natukene korrigeerida ja siis sa juba saad selle, sest me oleme ju näinud, on ju, igasuguseid stories, ütleme, kõige parem on nagu Ursula, kes ütles mulle, et kui mina käisin oma salongi tiimiga, käisime võistlemas, et siis me tulime tagasi Rakverest 40 karikast, äkki 27 korjasime ära või midagi ka niimoodi kamba peale. Ülejäänud portsu korjas Kairi Kroll ära
ja siis natuke, mis järgi jäi, siis jagati on ju teiste vahel. Et Ursula ütles ka, et noh, pisar silmis on ju, läksin minema. Aga mida see tegi? No nii vihaseks ajab, on ju. Viha on väga edasiviiv jõud. Nii vihaseks ajas, et käis kõik need koolitused läbi. Tuli nägi ja võitis. Noh, korjas sealt ära, käis meil, läks Lätti. Aitab. Kõik. Nüüd tulevad kohtunik, ei võistle enam, aitab sulle. Kao sa terroriseerid teisi, on ju. Et kasuta lihtsalt seda nagu tagasisidet või seda tunnet või mis iganes on, et see tegelikult aitab sind juhtida rohkem õigele teele, kui sa ei lase oma egol vahele segada. Ja see ongi pigem inimeses endast kinni, kuidas sa seda kaotust või võitu seal võtad, vaata. Aga kindlasti minge pange kirja ja osalege, et seal jah. Kogemuse võrra saad vähemalt rikkaks, kui võib-olla rauda koju ei too, aga kogemus. Ma tean, seal öeldakse küll, et kui ma Kairi juures käisin võistluseelsel koolitusel, siis ta ütles mulle, see karikas ei ole üldse oluline, tähtis on see, on just ma küll on küll, no ikka tahaks, vaata, ikka tahad midagi, aga samas nagu jah, seda suurem üllatus see on, kui sa tegelikult ei oska seda oodata, see võidu, kui su nimi välja öeldakse, see on nagu haigelt hea tunne, kui sa ei oska oodata, sa juba oled kõik nagu asjad maha matnud ja siis öeldakse su nimi seal ja siis sa oled nagu mingi see on võimas. Jah, et karikas on oluline. Ma ütlen karikas on oluline. Sest tegelikult me lähme ju kõik selle järgi, on ju sinna. Lisaboonusena me saame võib-olla tagasisidet. Me näeme, isegi kui see ei ole kirjalikult sinna kirjutatud, siis punktisummas sa ju näed. Ja kui sul oli maksimumsumma oli 10, aga sa said 7, siis konkreetselt selles asjas, olgu see siis näiteks kaugus, midagi on nagu valesti. Analüüsi seda. Võta oma töö, vaata, mis asi see on. Kas see lainetab, on see liiga kaugel, on see liiga lähedal, et sa tegelikult saad seda ise, seda analüüsi ka pärast teha, et see tagasiside on hästi oluline ja kui sa oled varem võistlustel käinud, võta kõik oma need lehed välja. Käi näpuga ära, mis sul on igal võistlusel, iga kord sa kaotad punkte. Otsi see kohtunik, otsi see koolitaja, kes on nagu rohkem võib-olla spetsialiseerinud sellise asja peale, sest et meil on koolitajad, kes koolitavad väga hästi modelleeringuid, spetsiifiliselt on ju, võib-olla panevad rõhku sinna rohkem, sa saad seda infot nagu sealt, kes teeb tehniliselt, ma ei tea, paneb rõhku rohkem lehvikute peale, liimikoguste peale, kinnitused on ja siis on need, kes tegelevadki kaugustega või lühikesed pikkused, noh, et kõik ei saa kõiges head olla, on ju. Kõik koolitajad on head, ma olen nagu üldse ei alaväärista nagu meie Eesti koolitajad, sest ja igal ühel on omad tugevused. Just. Et tegelikult see on see, mis sa pead nagu üles otsima. Okay. Aga kui koha peale ei julge tulla, siis kas online võimalus on ka olemas? Online'is me avame sel aastal ainult ühe kategooria, see värvilised ripsmed. Et lihtsalt kõik ei jõua korraga, käsi on nagu liiga vähe, see online'i korraldamine ja majandamine ja nende piltide üleslaadimine tegelikult võtab nagu, see on veel hullem kui tegelikult live, minu arvates. Et siis ainult nagu selle värviliste ripsmete kategooria ja me ei tee seda lihtsalt nagu tavalised värvilised ripsmed, me nagu korrigeerime seda selliselt, et see on nagu fantaasia ja värvilised ripsmed koos, ehk siis kriteeriumid on palju laia ulatuslikumad sellega, mida sa saad teha, mida sa saad kasutada, mida sa saad luua, et see on rohkem nagu siuke võib-olla kunstiline väljendanja, et ütleme, kui me vaatame Rakvere nagu fantaasia kategooria töid, et siis see on midagi nagu võib-olla segatud siis selle ja siis natukene ka võib-olla tehnilise poolega. Et me toome need 2 kategooriat tegelikult oma vahel nagu kokku ja anname rohkem vabu käsi, kui siis see võib-olla nii hull tehniline pool, et su lehvikud oleks kõik väga ilusad, sest seda ei saa nagu hinnata, sest mõni paneb sinna gimmick'id, wet looki, mida iganes tahab sinna vahele panna, et siis ma ei saa ju seda lehvikut hinnata. Et... sest see on sinu fantaasia. Just, et siis me tegelikult anname rohkem vabu käsi ja ma arvan, et see võib-olla annab võimaluse inimestel nagu rohkem mängida, aga see ei ole siis üle terve keha, vaid see on portree pildi nagu suuruses, et suulad ja nägu ja ripsmed.
aga kasutada võib siis kõiki, mis iganes pähe tuleb. pane suled, kardad, jõulukuused, mida iganes soovid, on ju, et anna tuld. Aga teil oli ka mingi teema? Jah, ja teemaks on paradiisilinnud. Et, sest värviliste ripsmetega on alati see, et tihtipeale on limiteeritud värvide kasutus. Et kui sa vaatad neid töid, siis alati on 2, 3, maks 4 värvi kasutatakse. Ja mõte on see, et nagu võib-olla see must värv täiesti nagu välja viia, et sa nagu kasutaksid seda nii vähe, sest inimesed kipuvad tegema musti nagu paigaldusi väikse värvi efektiga. Unustage ära see must, on ju. Et see tuleb nagu kõrvalükata, kui sul värvilised ripsmed, siis tegelikult see annab sulle nii palju rohkem võimalusi. Ja ma tundsin, see võib-olla on see teema, mis nagu võtab selle mustalt nagu fookus ära, kui me räägime paradiisilindudest, siis need on nii värvilised, et noh, mida rohkem värve kasutad, seda parem. Et siis värvilisi ripsmeid saab ka ju täna juba igalt poolt, on ju, et ei ole piiratud nagu see saadavus, et ainult fantaasial tuleb lasta lennata. Väga põnev. Ja see kategooria siis alles avatakse, et sinna ei saa veel... Me ei ole jah, nagu pileteid veel praegu müüki paisanud, me nüüd lähiajal paneme reeglid, paneme üles ja siis tulevad piletid ka. Aga kui läheme tagasi sinna messiala ja konverentsi osa juurde, et kas sa natukene tahad avada ka, et keda seal võiks näha või kas esinejad on paigas? Kõik esinejad ei ole paigas, aga täna on teada, et tuleb, tegelikult Kristel rääkis ka temast natukene, kui ta eelmine aasta või ta 1 aasta käis seal võistlemas, siis sel aastal on ta seal täna juba kohtunik, on ju. Et siis tuleb spetsiifiliselt juba rääkima näiteks konverentsile ka lühikeste pikkustega töö tegemisest, sest see on tema spetsiifika. On lühikesed pikkused, toome Lõuna-Euroopast inimese kohale, on ju. Hindab samamoodi ka kohtunikuna. Ja... Nii et kõik osalejad tasub kõrva taha panna, et lühikesed pikkused on teemaks. Jah, just, et kui sa nagu näed, et ta hindab selles kategoorias, me püüame anda võimalikult palju nagu infot tegelikult juba ette ära. Et inimesed teaksid, millises kategoorias keegi nagu hindab, kes on nende nagu kohtunik, mis tähendab seda, et sul on spetsiifiliselt võimalik tegelikult nagu sihtida sellele kohtunikule tema maitset, koguda maksimaalselt palju nagu punkte, on ja siis tuleb Lätist üks lifti tegija, kes täna on ka juba väga päris suur tõusev nagu nimi, et järgmine paari nädala pärast ma tean, et ta näiteks läheb juba Dubaisse konverentsile esinema ja niimoodi, et ka nagu väga-väga nagu tugev tegija, et siis tema tuleb, räägib ka nagu liftist ja siis nii-öelda uuemad tooted, mis on täna nagu juba turul seoses Slashliftiga, et siis ta võib-olla avab natuke rohkem akent sinna, et kes ei ole proovinud, kes ei ole julgenud proovida, et jah. Ja Lashlift kategooria on teil ka ja kulmud? Kulmud tulevad nüüd juurde. Algus ei olnud planeeritud, aga tungiv nõudmine oli, et kulmud tulevad ja siis avame ka selle kategooria, et need, kes teevad lifti juba finaalis, nemad saavad siis kohe tegelikult kulmud ka siin otsa teha selles sama aja sees, et natukene pikendame neile lihtsalt aega. Et siis saab 2 ühes nagu teha ja need, kes tahavad, et kulmud on nagu ainukene, millel ei ole poolfinaali. Et sellel on ainult finaal ja ainult üks tase, ehk siis ei ole meil junioreid, mastereid, eksperte, vaid on ainult üks tase, sest kahjuks on nagu kulmutegijad alati nagu nii vähe, et meil ei ole mõtet nagu seda tasemet asja tegema hakata. Et siis me otsustasime, paneme kõik kokku, aga siis need, kes soovivad osta omale või kes on poolfinaalis nagu osalenud, aga saanud ainult 1 kategooriaga edasi või ei saanud üldse edasi, siis nemad saavad tulla ikka nagu kulme tegema või kes ei ole üldse poolfinaalis osalenud, täpselt samamoodi, et nad saavad ikkagi nagu kulme tulla tegema. Aga Grand Prix jaoks kulmu tegemine on oluline või mitte? Ei ole. No selge. Aga mis oleks see sinu sõnum, et miks ma peaksin tahtma osaleda just sellel võistlusel? Et
et mis on see selline see lisaväärtus selles mõttes, et lisaks sellele, et võib-olla saad karika. Jah, et võib-olla saad karika. Ma arvan, et see on nagu esiteks see kontseptsioon on juba teissugune. Et sulle tullakse nagu peaaegu koju kätte oma poolfinaaliga, et sa ei pea rändama kuskile teise linna, see ei ole mitu päeva, et sa pead võtma ööbimise ja nii edasi, onju. Et mina ütleks selle peale, miks sa ei peaks tulema, kui see sul on seal samas, onju. Et sa saad pärast messil käia, sa saad seda konverentsi vaadata, et kuna on tulnud juba väga palju tegelikult ka tagasisidet ja küsimusi selle kohta, et aga kui ma võistlen, siis ma ei näe ju messi, onju. Et siis me püüame nagu selle salvestuse üles võtta kõikide esinejatega, et ka need inimesed pärast näevad, et see on juba neil näiteks juba hinna sees, onju. Et neil on võimalik tulla messile ka need, kes poolfinaalis olid, siis nemad saavad automaatselt piletiga, oma võistluspiletitega saavad juba messipileti kaasa, et neil on võimalik tegelikult tasuta tulla konverentsile, onju. Et see põhirõhk ongi nagu suhete loomine ja informatsioon, et see on see, mida ma nagu püüan inimestele tegelikult edasi anda ja tuua seda võib-olla kaugemat maailma natukene lähemale Eestile, sest paraku me oleme siuksed väikesed siin nurgas, onju. Keegi siia väga tulla ei taha. et siis tuua nagu lihtsalt natukene lähemale. Mis on sind selle teekonna jooksul enim üllatanud? Jah, üllatanud. Et võib-olla ma ise, sest ma kujutan oma ja mu mees ütleb alati, ei oska asju väikselt teha, mis on ühest küljest nagu needus ja teisest küljest nagu väga hea asi, sest ma nagu ei taju piire. Et ja siis, kui üks päev see reaalsus nagu kohale jõuab, et kui suure ampsu tegelikult nagu ammustatud sai, et siis natukene tekib nagu endal ka hirm, onju. Aga jälle, kui sa tuled nagu, ütleme, minu jaoks tähendab see nagu justkui tagasi tulekut, onju, sest ma olen nagu väga palju aastaid juba ära olnud, siis ikkagi inimesed võtavad selle hästi soojalt vastu. Et on näha, et inimesed on võib-olla puudust tundnud, et hästi pikalt on nagu siuke seisak olnud võib-olla turul, onju, et nüüd tuleb järjest aina rohkem üritusi tuleb peale. Et ja mitte ainult nagu Eesti turul, vaid ka nagu välisturul. Et inimesed ise, kellega ma olen kunagi kontaktis olnud, nad ise võtavad ühendust, kuule, ma nägin, sa teed. Kas sa tahad, on sul abi vaja? Kas sa tahad, ma aitan sind millegi, kas sa tahad, ma tulen kohale. Et see abi nagu pakkumine, et ka korraldusliku poole pealt on nagu meeletult nagu tegelikult suur olnud, et mul ei ole sulle nagu midagi anda, aga nad ei tee seda sellepärast, et nad nagu tahaksid seda hullult midagi saada, neil ongi nagu puhas nagu rõõm ja siiras soov sind nagu aidata, õla alla panna, et see oli minu jaoks nagu täielik selles suhtes nagu üllatus, et ja väga positiivne üllatus, et inimeste heatahtlikkus. Ja eks see elu ju käibki meil puhtalt entusiasmi pealt siin vahepeal, et samamoodi ju kõik need niisugused uued huvitavad projektid, et alguses ikka panedki ise päris palju energiat ja aega ja kõike. Aga sa mainisid sellest hindamissüsteemist, et et selles mõttes, kui võistleja läheb võistlema teatud kategooriasse, et ta juba teab ette siis, et kes tema mingisuguseid kategooriaid hindab, ütleme, et kui ma tean, et sina hindad ja et sisenurgad, et siis ma nüüd võingi nii-öelda natuke eeltööd teha või? Ma päris nagu nii spetsiifiliselt ei tahaks nagu anda, aga me anname nagu kätte selle, et selles kategoorias hindavad need inimesed, mida nad täpselt hindavad, seda ei ütle. Et kuna hindamissüsteem, jälle, kuna ma olen ise tegelikult võistleja taustaga ja mulle nagu hullult meeldib võistelda, et minu jaoks on see nagu siuke nagu adreka pauk ja see on nagu siuke, et kui kellele meeldib ekstreemspordiga tegeleda, siis see pole minu jaoks, mina tegelen võistlemisega, ma saan sealt samasuguse litaka omale. Et siis mind on alati häirinud nagu nende hindamissüsteemide puhul see, et kui et öeldakse alati, et tee oma modell korda, kammi ilusti need ripsmed ära enne, kui ta läheb modelli juurde, et siis ta peab olema kõik ilus, tore. Ja siis tuleb keegi hakkab sul nokkima neid liimiühenduskohti ja siis järgmine inimene hindab üldmuljet. Milline see modell välja näeb? Kas ma võin siis kaasa tulla kammida neid vahepeal ise, sest kõik kohtunikud viitsi kammida.
no aga kas see mõjutab siis üldtulemust 100%, on ju. Et mu käis see alati nii närvidele, et see on niisugune nagu võistlustsoonis nagu kohtunike seas oli alati nagu mingi kaos. Ja siis, kui me nüüd 2 aastat tagasi võistlusi korraldasime, siis oligi see oli nagu number 1 asi, mida ma otsustasin teha, on see, et nagu ka kohtunikel, mismoodi nad hindavad, on järjekord. See modell ei jookse seal ringi, ma ei tea, nagu peata kana, on ju, mina olen vaba, karjub üks mingi kohtunik ja siis ta jookseb suvaliselt ringi. Ei, esimesena hinnatakse ära kõik need asjad, mis ei vaja nagu ripsmete näppimist. Ehk siis, kui sa oled selle modelli ilusti korda teinud ja sa saadad ta hindamisele, siis üldmulje, modelleeringud, kõik sellised asjad on ju hinnatakse kõigepealt ära, enne kui keegi üldse sinna pintsettidega vastu läheb. Ehk siis, kui sa kammid need ripsmed ära ja nad on täiesti ideaalselt paigas, ehk siis sul kui võistlejal oleks võimalik saada maksimum punktid kätte. Ja siis sealt edasi täpselt samamoodi nagu me ei hakka vaatama lahtisi ripsmeid, me ei hakka seal nokkima, mis seal lahti tõmbame nagu ära, see jääb kõige viimaseks. Sest me püüame kõike muud nagu enne vaadata lihvikute kvaliteeti, silmasise nurgad on ju, jah, okei, kui sa pudised vahepeal ära, siis see on midagi muud. Aga nüüd see juba ei mõjuta üldmuljelt näiteks. Sellepärast, et kuskilt on ära pudisenud. Et kui nagu seda eelmine kord, ma panin paika seda, mismoodi see võiks nagu toimida, siis oli puhtalt nagu iseenda nagu kogemuse pealt see, et mismoodi ma tahan, et minu töid hinnatakse. Kuidas on mul võimalik saada maksimaalselt palju punkte kätte. Ja siis ma lihtsalt püüdsin seda dubleerida nagu sellisel kujul, et see oli jah hästi naljakas nagu kohtunikel ka alguses, oota, kus ma minema pean? Ma ütlesin, oota, ma panen laua peale, kus on sinu koht? Aga ma ei viigi suvaliselt minna. Ei või. On ju, et siis oli algus hästi palju nagu segadust. Aga pärast nagu peale võistluseid, siis tuli kohtunikelt endalt ka hästi palju seda nagu tagasisidet sellele, et kui hea see oli, on ju, et nad teadsid täpselt, kuhu nad lähevad, mida nad hindavad, nad ei näe need sassis ripsmeid, on ju, ja kõik see jälle see maksimumpunktide nagu kätte saamine, et mitte ainult võistleja töö ei ole, vaid ka kui minu kui korraldaja töö anda neile nagu võimalus saada siis need maksimumpunktid kätte. Väga hea. Aga võistleja saab pärast võistlust siis hinnetelehe näeb kõikide hindajate punkte nagu alati, et tal on võimalus siis pöörduda kohtuniku juurde või? Üldiselt see kohtuniku juurde pöördumine nagu peale kohe võistlusmomenti mulle ei meeldi see, on ju. Sest see segab nagu seda kohtuniku enda dünaamikat, see, kuidas ta saab nagu hinnata, mitte seegi koputab talle juba ukse peale, on ju. Et ka neil on peale hindamist vaja tegelikult seda puhkepausi, mitte ta võtab need 20-25 inimest ette ja siis peab kõigile seletama, mida ta nagu tegi, on ju, siis peab otsima neid pilte sealt üles. Et ja see paberimajandus on lihtsalt iga aasta nagu mingi kohutav needusult, on ju, et siis me viisime kõik online'i. Ja põhjus oli see, et tagada kohtunikele nagu privaatsus, et nad ei peaks teisele kohtunikule põhjendama, miks nad nagu panid selle hinda, sest see on jälle ka mingisugune dünaamika, mis on nagu osadel võistlustel esineb, see oleneb alati, kes on kohtunikud, on ju, kas nad on seal ühes ruumis koos, kuidas nad oma vahel läbi saavad, on ju, et kui mina panin 5 ja sina panid 3, et siis miks? Et üks kohtunik ei peaks teist küsitlema. Nagu see ei ole nagu see koht. Küll aga see kohtunik peaks selgitama sellele võistlejale, miks ta seda tegi, on ju. Et nad ju hindavad selle võistleja tööd ja see teine kohtunik peaks nagu kõrvale jääma, et siis viisime kõik online'i, ehk siis neil oli kõigil enda nagu link, kus nad panid oma modellinumbri, panid kirja, keda nad hindavad ja siis neil olidki ees ainult need nagu punktid, mida nemad hindama peavad. Ja siis neil oli skaala 0-10. Et ja kõik jooksis ilusti nagu Exceli tabelitesse ja nii edasi, et eelmine aasta küll ei saanud kohe kätte, vaid me andsime nagu tegelikult pärast võistlust need asjad kätte, kus nad said siis vaadata. Tuleb tunnistada, andsime ühe karika valesti välja. Puhtalt selle pärast, et miinuspunktid olid ka skaala peal, aga neid ei saanud panna miinustena, vaid need pidid plussid olema ja ühes tabelis
üks loll ehk mina unustasin endale miinusmärgid ette panna ja tegelikult see mõne miinuspunktiline vahe tegelikult nagu karikakohad läksid segamini, onju. Ma andsime pärast ilusti kõik välja ja me saime nagu tehtud ja kõik kingitused said ilusti ja nii edasi. Et selliseid vigu paratamatult nagu tuleb ette, sest et see mass on lihtsalt nagu nii suur, muidugi need võiksid olemata olla, onju. Et see, kes nagu jääb, ütleme, karikast nagu ilma või tal vahetatakse ära, see on nagu kõige kohutavam asi. Aga üks aasta me nagu viisime ringlambi ja et me nagu vabandame ikka kallilt. et oleneb on ju situatsioonis ka jälle, et see on ju kõige viimane asi, mida tegelikult korraldaja nagu tahaks, et juhtuks. Aga eelmine kord oli nagu esimene kord, kus oli online'is niimoodi, jälle polnud varem mina seda sükast asja näinud, pole ma kuskil nagu varem kohanud, et keegi teine oleks sellise asjaga kokku puutunud, on ju sellisel kujul. Et õppetund oli hea, seekord oleme targemad, seekord tuleb süsteem nagu parem. Et kõik on juba nagu läbi mõeldud, nüüd on vaja ainult testida kõvasti, et need asjad nagu töötaksid. Ja siis testida tegelikult ka see poole pärast nagu see link nagu läheb ka avalikult nagu üles selliselt, et nagu võistlejad saaksid siis nagu vaadata neid. Aga me püüaksime, kui eelmine kord nähti üldtabelit, siis seekord me peame tegema niimoodi, et iga võistleja näeb ainult oma tabelit, sest vastasel juhul hakatakse kalkuleerima neid punkte, kas mul on lootust Grand Prix'le. Ja seda infot ma ei anna. Onju, et ma ei taha nagu võib-olla see, kes tunneb, et ta võib sellest ilma jääda, et seal on keegi, kes on tugevamate punktidega, et see tõmbaks ta moti maha, sellepärast, et finaal on alles ees, onju, ja sealt sa võid saada palju kõrgema punktid, onju, kui, sest see, kellel olid väga head punktid, tal ei joppa äkki liimiga või juhtub seal 100 muudeda. Et siis seda ma nagu ei taha anda, aga, või siis lihtsalt leiame lahenduse, et me lihtsalt prindime koha peal sulle su punktid nagu välja, sest jälle, see annab sulle infot valmistumiseks nagu finaaliks tegelikult, et sa saad võtta selle oma lehe, vaadata, millised on sinu vead, mis on sinu puudujäägid, onju, ja kui sa tahad, sa saad minna veel koolitusele, kui sa tahad, siis harjutad seda modelli enne läbi, et nagu modell võib sama olla poolfinaalides ja finaalides. Võib-olla, et seda me ei nagu piira, ma tean, et paljudel on nagu mure seal kohata, nii hea Rakverest tuleb modell ise, onju, et siis seekord pead sa nagu ise otsima, sest müts maha see, mida Sigrid teeb nagu nende modelli otsimisega, mina ei suuda seda teha. Et see on nagu mega vastutus, et kui seal keegi jätab tulemata või midagi, et et siis on ikka väga halvasti, onju. Et kui sa tõesti nagu väga tunned ja tahad, siis ma võin aidata sul selle modelli otsida, onju, aga ma ei saa sulle nagu garanteerida seda, et tal ei oleks kuskil ripsmetes auku. Kui kõikidel teistel on nagu mingi perfektselt modellid kaasa võetud, onju, sa oled juba nagu halvemas seisus, et me võime nagu aidata nende asjadega, aga ma ei hakka nagu seda modelli nagu kontrolli tegema ja nagu mingid sellised asju on ju Rakvere tingimustes, see ei loe. Vahet ei ole, kes sul seal tuleb, et siis kohtunik peab sellega juba arvestama. Aga meie nagu tingimustes see loeb. et see modell oleks tegelikult nagu adekvaatne. Loomulikult, kui sa võtad väga keerulise modelli, siis tegelikult kohtunikud annavad tavaliselt parema punkte, sest sa oled võtnud keerulise modelli ja nad näevad seda. Ja miks mitte lasta Carmenil endal modelli otsida, sest tal on isegi niikuinii päris vähe ülesandeid, mida ta tegema peab. Ei no lisaks on see ka, et kui tulebki mingisugune võõras inimene, võib-olla sa ei jõuagi seal harjutada, on ju, et palju mõnusam on võtta siis keegi täpselt. Kas ta peab olema nüüd nagu kuskil modelliagentuurist võetud? Absoluutselt mitte, on ju, et loomulikult ütleme, nõme süsteem on see, et hinnatakse osaliselt ka nagu võib-olla modelli välimust, on ju. Aga ma arvan, et see tohiks olla nagu modelli välimus, kui ilus see inimene on, vaid lihtsalt see nagu korrastatus ja korrigeeritus, on ju, et fine, tal on juuksed jube mustad, pole probleemi, panen patsi, näeb esteetilisem välja, on ju. Aga samas võid ka öelda modellile eelnevalt, et ära ennast. On ju, et mis iganes, aga kui sa ei tunne näiteks seda inimest, sa oledki kutsunud ainult selleks päevaks kohale, siis sa pistadki rinda nende tüdrukutega, kes on harjutanud kuid selle ühe sama modelli peal.
noh, ma arvan, et sa tahad ise seda modelli nagu võtta, onju. Samas on kõikidele võrdsed võimalused antud, kõik teavad neid reegleid, et rumal oleks jätta seda kasutamata. Aga kaua selleks sättimiseks nii-öelda aega jääb? Seal on niimoodi, et varem ma andsime, noh, oleneb jälle, kui kiiresti sa sinna kohale tuled, et registreerimisaeg on tegelikult see tund aega, minu poolest terve see tund aega võid sättida, kui tahad, onju. Et kuni ütleme keelpattide panekuni sa võid kõik asjad ära teha, märkida silma peale oma täpikesi ja nii edasi, paned oma keelpadjad, teibid, mis iganes sa seal panna tahad, aga ühtegi markeeringut olla ei tohi selle teibi ega keelpadja peal enne, kui aeg hakkab käima. Ja kui siiamaani oli see, et me andsime aega nagu lõpust, et sa pead nagu arvestama sellega, et noh, lõpetuseks peab, kui su aeg saab täis, siis aeg saab täis ja modell peab olema püsti. Sa ei hakka alles teipe ära võtma, kammima, nagu mingid sellised asju tegema. Et siis me natukene võib-olla anname seal lisa 50 minutit nüüd aega, et jälle, et sa saaksid maksimaalselt siis palju paigaldada, aga ikkagi sellega on nagu vaja arvestada, et see ei ole see, et okei, aeg sai täis ja ma nüüd alles hakkan talle kulme pähe võib-olla joonistama ja nii edasi, et see aeg ei ole lõputu. Meil on vaja kiiresti need modellised välja saada, sest et uus kategooria tahab peale tulla, nad tahavad oma ettevalmistusi teha, mõni ju ei ole varem nagu, ütleme, hommikuses võib-olla võistelnud, ja tuleb alles järgmiseks, et siis et me ei hoia neid nagu laudu või neid kohti kuidagi nagu kinni, et teine inimene peab sinu järgi nagu ootama, et kui aeg saab täis, siis noh, võiks üldiselt arvestada, et siis on aeg täis, et seal ei ole enam, et siis see 15 minutit lõpus sa tegelikult arvestad nagu sellega, et see jääb mulle, ma ei tea, kas ma tahan jumestust teha, kas ma tahan kulme teha, kas ma tahan kammida, soengut, noh, mis iganes, et planeerid ise oma aega. Aga kuidas oma laud, tool, lamp kaasa või lauad selles suhtes on nagu olemas, need ei ole küll massaažilauad, need on lihtsalt konverentsilauad, seal on ka konverentsitoolid olemas, kui sa ei taha oma tooli kaasa võtta. Kipub üldiselt liiga madal olema, sest see on mõeldud kirjutamiseks, mitte ripsmete panekuks, et inimese pea teeb selle situatsiooni nii palju kõrgemaks. Aga noh, ma isiklikult soovitan võtta nagu terve elamine kaasa, et kui sa tahad oma lauaga tulla, minu poolest tule kasvõi oma lauaga, et siis me pakime need konverentsilauad nagu kokku, et on võib-olla nagu mõnusam lihtsalt teha, et sa võiksid võtta kaasa kindlasti oma lamp, võiksid võtta kaasa tooli, sa võiksid võtta kaasa igaks juhuks teki modellile veel peale, et neid ei ole kunagi liiga palju, et kõik, mis sul tegelikult vaja on oma mugavuseks, oma modelli mugavuseks, et võtke kaasa, et ise alati võtsin kaasa nagu modellidele mingid snäkid peale seda, et nad saaksid vett või midagi, et sest kui sa oled seal ikka 3,5 tundi pikali, et siis peresukkur läheb alla ja nii edasi, et hoolitsege nende inimeste eest, on kõige lihtsam nagu öelda. Sa oled küll kõige eest või kõige läbi mõeldud, aga kas pittu ka saab pärast? Kuule, saab küll, jah. Kus säärtekas ta ju. Et alguses oli mõeldud nagu väiksem asi, kisub jälle käest ära, läheb jälle suureks, sest me ei oska asju väikselt teha, et jah, panime Merineitsi restorani kinni, et siis läheb nagu täie rauaga ikka peoks ära, et ikkagi nagu suuremalt, et teeme siis nii nagu eelmine kord, et on siuke õhtusöök ja siuke pikem programm ja asjad, et sest peab ju tähistama. Ja kui see asi saab, mina tahan tähistada, kui see asi ükskord läbi saab. ja no inimesed, kes ju võidavad ja nii edasi, tahavad ka tähistada, et kui su sõbranna võidab, sa tahad tähistada ja nii edasi, et ikkagi see ei ole ainult nagu võitjatele, nagu tegelikult need lõpuüritused suunatud. Et eelmine kord mul oli nii kahju, et tegelikult me jätsime, võib-olla natukene halvasti planeeritud ka selles suhtes, et meil oli küll õhtusöök ja me seal poputasime oma kohtunikke ja jagasime hulganisti kingitusi ja asju välja. Et need inimesed, kes ei ostnud tookord nagu seda 3-käigulist õhtusööki, nad istusid allfoyees ja siis kui keegi kirjutas neile, kuule, sa sai karikas, nad jooksid üles. Tegelikult me olime jätnud nagu neile ka nagu laudu
on ju, et nad saavad ka tegelikult sellest kõigest nagu osa võtta, et olenevalt sellest, kas sa tahtsid seda õhtusööki tellida või mitte, on ju, sest see oli nagu lisakulutus ja see tuleb ka nagu seekord tegelikult nagu natukene lisakulutus, sest eesmärk on nagu mitte lihtsalt teile panna nagu laua peale mingisugused soolapähklid, on ju, ja siis istume seal kõik koos, vaid et see natukene oleks nagu grandioossem, et sa tunned ennast nagu hästi, on ju, et siis et me ilmselt saame nagu natuke kauale, et seekord tulevad natuke nagu paremad hinnad, on ju, et see oleks inimestele taskukohasem. No ja fakt on see, et kõikide asjadest peab maksma vaata. Jah, et nagu lõppkokkuvõttes ikka, kas ma peidan selle ära nagu võistluste hinna sisse, on ju, või ma annan võimaluse see lihtsalt juurde osta, sest võib-olla sa tahad oma mehe kaasa võtta, võib-olla sa tahad oma ema kaasa võtta, sõbranna kaasa võtta, on ju, et kui ma peidan selle hinna sisse ära, siis sa ei saa. Siis sa oledki üksinda. Aga võib-olla sa saad oma tellid sinna ka kaasa võtta. Võib-olla see on sinu panus nagu neile, et thanks, et olite muga siin, tulete muga koos õhtul sööma, ma teen teile kõigile välja, on ju. Et ma pigem nagu kasutan nagu seda varianti, et sa saad valida ise endale ka tegelikult seda nagu seltskonda, kellega sa nagu koos istud. Et jah, vaatame siis, kuhu joome. Mis värvi kleiti peab otsima? Ja kas see on teema ka? Eelmine paradiisilinnud, jah. Et siis kõik tulevad nagu Rio de Janeiro karnevalile, on ju. Eelmine kord oli väga spetsiifiline lilla, on ju. Ja siis see oli nagu probleem, sest kõik kirjutasid mulle, et kus ma saan lilla kleidi. Ma ütlesin, vaat mina ei tea, e-poed on selleks, on ju, otsi. Aga mõtlesin, et 100% nagu kindel või ei ole, kui mõtlesin, et äkki võiks olla lihtsalt teemaks glitter. Mis iganes, kas sa tahad oma glitter laovärvi panna, võtad sa glitter käekotti, paned sa glitter kleidi ja tuled diskokuulina, on ju, või mis iganes sa teha tahades, võib-olla annab jälle natukene rohkem nagu vabadust, et siis ei ole see nagu otseselt nagu värviga seotud, et natukene siukene rõõmsam. Saame sädeleda kõik koos. Aga konverentsile saab siis ka täiesti niisama tulla selles mõttes kuulama, osaleme, kuidas need piletid jaotuvad? Need on puhtalt nagu messipiletiga seotud. Ehk siis, kui sa ostad messile pileti, siis sul on võimalus konverentsile ka minna. Ehk siis messi ja konverentsiala on koos, et samal ajal, kui keegi räägib lava peal, ja sa seisad kuskil kellegi nagu ma tahaks öelda boksi juures, aga see ei ole nagu otseselt boks, et seal ei ole neid suuri valgeid seinu nagu tavaliselt traditsioonilisel messil on, vaid eesmärk oligi see, et nagu seda avatust ja nagu oleks rohkem, et kui sa seisad ühel pool saali otsa, et siis sul on võimalik näha teisele poole, on ju. Ja kuna need ekraane on ka seal mitu tükki, et siis ükskõik, kus sa seisad, sa kuuled, aga sul on võimalik ka näha. Et samamoodi ka ettevõtted, kes seal seisavad, kes ei saa minna istuma sinna, et siis neil on ka võimalik ikkagi kuulevad, aga nad näevad ka tegelikult ekraani kaugemalt. Et siis, et see kõik on nagu avatud, et tuleb siuke 5-6 esinejat ja siis me teeme ühe paneelika. Et ma teemat veel praegu ei ütle, sest aga võib-olla tavapäratu natukene see paneelikas, et kutsume erinevad nagu koolitajad esinejad kokku ja võib-olla midagi uudset. Grand Prix, mis võidab? Sulli ka, jah. Grand Prix võistab kõvasti sulli, natukene ühesõnaga ma ei taha praegu veel päris täpselt nagu öelda, sest natukene veel on, ütleme, koostöö asjad on liikvel, on ju, me räägime, me arutleme, aga jälle, tahan tuua midagi ebatavalist, midagi teissugust, mis ei ole seotud üldse ilumaailmaga, et natukene eraellu põnevust luua ja nii edasi, et võimalikult nagu suureks selle asja nagu puhuda, et online'is ka tegelikult me eraldi paneme natukene rahaasi kohale välja, et ka jälle põhjus, miks võib-olla online'is ka nagu osa võtta. Ja online ei tule nagu sama hinnaga, et online tuleb 35 € tuleb kategooria, ehk siis mul ei ole vaja ruumirenti seal pealt maksta ega midagi, et
et siis tuleb. Kas osaleda võib ainult ühe modelliga või kui inspiratsioon peale tuleb, et siis võid nagu Võid 10-ga. Okei. Et seal nagu selles suhtes piirangut ei ole jah. See tasub täispangale minna nii palju. Et tee mitu tükki. Et seda kusjuures on eelnevatel aastatel ka, kui me oleme online'i teinud, et inimesed saadavad nagu mitmeid töid, siis et see on täitsa okei. Poolfinaalis ka vaata, ma jõuan lebalt 2 tükki teha. Et ja noh, põhimõtteliselt kui jõuad, siis miks mitte, miks sa võiks 2 läšlifti teha, on ju. Aga kui see üritus nüüd on läbi ja ma saan aru, et 3 lapse kõrvalt sul on liiga igav kodus, et mis edasi hakkab saama? Ma ütlen ausalt, ma ei tea. Et mõtteid on nagu siit-sealt, mida ma nagu võiks tegema hakata. Ma ilmselt tahaks nagu natukene hakata ikkagi mõnda võib-olla klienti nagu nokitsema, sest lihtsalt nagu käed sügelevad, on ju. Et juba üks päev siin esimesed tutikud olid mööda elamist laiali. Et suur liim, mis ma nii tellisin omale suure õhinaga Silli käest, on ju, see on seisnud riiulis ja see leidnud kasutust ainult jalanõude liivimiseks, et see on kõige kallim superatapp, kunagi olnud on. Aga näed, tegin mõned tutikud ka nüüd, et läks asja ette. Aga vaatame, ma ei tea, võib-olla hakkan koolitusi uuesti tegema. Mõte on rohkem nagu kogukonna ülesehitamisel, koostööprojektid, erinevad üritused, et inimesed saaksid omavahel tuttavaks, et oleks mõnus tegelikult olla, et see ei tohiks olla nagu sükast nagu hirmu, kas mingi inimese ees või ma ei tea, sa ei julge oma arvamus kuskil avaldada, sest keegi ütleb sulle, ma ei tea, pahasti või pärast kuskil, ma ei tea, gruppides räägitakse ja nii edasi, et see võiks ära kaduda. Et me elame nagu juba täna sellises maailmas, kus sa näed ka suured ettevõtted teevad omavahel koostööprojekte ja nii edasi, et miks siis seda sama asja võiks nagu rakendada meie väikesele Eesti turule, et me ju näeme siin osad koolitajad teevad ka ju koos, et erinevad üritusi, et ma arvan, et see on see suund, kuhu võib-olla peaks minema ja võib-olla ma näen ennast võib-olla nagu natuke seal, et ma saaks nagu toetada seda. Aga ma näen, et natukene on mingeid tooteid ka kuskilt poolt tulemas. Eks see Lash and Brow Cleanser on nagu kaasas kuidagi käinud ja see oli nagu mu natukene võib-olla beebi, sest mulle nagu hullult see toode endale nagu meeldis. Ja ta mulle siiamaani tegelikult väga meeldib ja ma siiamaani ise kasutan nagu seda igapäevased näopuhastusvahendina ja mul tütar kasutab ja nii edasi, et eks ma sellega ma nagu liigun nagu edasi, sest ta on siuke nagu beebi olnud ja tegelikult võib-olla mõnes mõttes nagu osad inimesed vahepeal kaotasid selle toote oma nagu sortimendist ära, sest ma olin võib-olla vait, on ju, et siis on inimesi, kes on selle uuesti nüüd jälle nagu üles leidnud, on ju, ja nad on nagu õnnelikud, et see nagu võib-olla nagu tagasi sellisel kujul on, et ma püüan siis rohkem panustada sellele, et inimesed õpiksid päriselt seda toodet tundma, mis see siis on, mis koosained seal sees on, kuidas nad töötavad, miks ta sulle hea on, miks ta su ripsmetele, miks ta su nahale, ja nii edasi hea on, et vaatame. Aga praegu juba on selles mõttes, kui keegi salong tahab võtta näiteks endale tooteid müüki, võib vabalt sinuga ühendust võtta või on sul mingi leht ka, kust saab tellida? Leht ei ole praegu, leht on töös. Aga kuidas sind Instagramist leida? Instagramist leia minu nimega ja Facebookist võib leida Soul Beauty nime alt, et Lash Art Ripsme stuudio ja koolituskeskus läks puhkama, tuli Soul Beauty tuli asemele, et jah, võib-olla ongi see aeg, kui ma olen ära olnud, siis ma nagu defineerisin kõike nagu uuesti enda jaoks, et ma näen ennast ikkagi ilumaailmas, on ju, ma olin nagu seal turismi valdkonnas ka, et ma õppisin edasi, et võib-olla see ei ole mitte ainult nagu Sigriti nagu võistlustest ja tegevustest inspireeritud nagu tänane nagu kontseptsioon võistlustel on ju, vaid see on ka natukene võib-olla turismist, et seda, et inimeste liikumist nagu suunata, et kui me nüüd tegime valmis kodulehe, et siis samamoodi, et see on kõik inglise keeles ja see inglise keeles on põhjusega.
et küll reeglid näiteks on eesti keeles, aga peamiselt on inglise keeles just see, et kui välismaa inimesed ja tehnikud ja koolitajad ja kohtunikud satuvad sinna ja nad lähevad informatsiooni otsima, siis näiteks poolfinaalide lehtede all on igal poole kirjutatud nende linnade kohta lühitutvustused. Me oleme pildi sinna pannud, milline see välja näeb, on ju, sest Eesti on nagu imeline koht, et kui sa käid nagu see on täiesti teistsugune. Mulle endale meeldib seda hellitavalt kutsuda väike nagu mingi hall ja riigikene, on ju, et need vanalinnakesed igal pool ja nii edasi, et ma arvan, et eestlane võib-olla natukene ära unustanud või ta ei näe seda selliselt enam, et siis no see on igapäevane, vaata. Just, et sa oled harjunud, on ju. Et siis tegelikult see turismi nagu õpe ja see valdkond tegelikult ka on nagu pannud mind võib-olla väärtustama seda rohkem ja ma tahakski teha seda inimeste liikumist rohkem, et need asjad toimuksid erinevates linnades ja kõik ei oleks ainult Tallinnas kinni, et inimesed liiguksid. Me elavdame niimoodi on ju Eesti majandust, me boostime siseturismi, et kõik tegelikult need asjad nagu tulevad meile ringiga tagasi, et täna nagu kas või läbi võistluste juba on ju, inimesed lähevad koolitustele. Ma ei ole Lashlifti õppinud, aga ma tahan Grand Prix'le nomineerida ennast. Ma lähen koolitusele, ma lähen õpin siis seal ära, et see ei ole ainult 1 või 2 inimest, see on juba nagu rohkem, et me boostime siseturismi, me boostime majandust, inimeste liikumist, on ju, me anname meie koolitajatele võimaluse rohkem tegelikult nagu rahaturu peal teenida, et see kõik tegelikult on nagu seotud omavahel, et noh, ütleme, minu jaoks ongi see kõik see nagu suur pilt ja kõik need pisikesed asjad on nagu hästi olulised. Ja lisainfot saabki sellest samast Soul Beauty lehelt? Sealt saab nagu toodete kohta. Kui Lashbossi kohta ja konverentsi kohta, et siis ongi kas Facebookis on siis Lashboss Championshipi nagu grupp ja sealt saab kõik need lingid kodulehtedele, piletitele ja nii edasi ja Instagramis on ka Lashboss Champ. Et samamoodi lingid on kõik olemas, saab kodulehe peale minna juba uudistada, et võib-olla lihtsam on nagu leida lihtsalt nagu reegleid, kohtunikke, sponsoreid, et kui lihtsalt kõik on ühes nagu grupis koos, et siis ja sa saadki kodulehe peal võtta oma linna lahti ja kogu see info on seal nagu olemas. Väga põnev ja ma arvan, et siit ongi ots ja kokku tõmmata. Et on sul, tahad sa veel midagi öelda kuulajatele? Viimased mis ma ütlen? Äramoosimised. Ma lihtsalt tahaks näha rohkem uusi inimesi, nimesid, tegijaid, et nad raputaksid oma hirmud maha, et nad tegelikult tuleksid võistlema, see ei ole tegelikult nii hirmus. Natukene tegelikult on, aga sest see on esimene kord, kui sa koged midagi uut, on ju, ükskõik mida sa koged, see on ju alati hirmus. et sa ei tea, mida nagu oodata. Aga kui sa tahad nagu rohkem infot saada, mida oodata, mis tunne see on, räägi mõne enda eriala inimesega, kes on varem võistlemas käinud. Kui sul ei ole mitte kedagi, kirjuta mulle. Et ma võin nagu jagada suga õuduslugusid, mida ma olen ise pidanud läbi elama. Võin ka toredaid seikasid rääkida, võin ka väga naljakaid asju rääkida, sest kõike on nähtud, kõike on kogetud ja lõppkokkuvõttes 5 aasta pärast, isegi aasta pärast sa juba naerad. Isegi kui kõik ei lähe nii, nagu sa tahad või sa soovid, siis on naljakas. Pärast on naljakas, ma luban. Alguses ajab nutma, kui pärast on naljakas. Et ja võib-olla võidad. Kes see teab? No aga loodame. Ja kõik kuulajad ka, kellel on neid hirmulugusid ja põnevaid lugusid, võiks saata meile iluvarjus@gmail.com ja just äkki järgmine kord saamegi mõne. Oma kirjad teele panna. Ja Karmen kindlasti peab oma kirjad teele panna. Väga palju. Et tegelikult võikski teha selle, et pange oma kõik hirmulood või toredad lood võistlustest teele ja Karmenil on meil siin potid täis igasuguseid kihvte asju ja me võiksime need välja siis loosida kõige põnevamate kirjade vahel. See võiks olla päris hea ja paneme tähtaja ka. Tähtaeg paneks näiteks mai lõpuni, ootame kõiki kirju või hirmude teemal võistlustega seoses. Kas on mõni hirm,
või äkki sa oled hoopis midagi väga naljakat kogenud mis, ja samas ka õnnestumisi, miks mitte. jah, absoluutselt. jah, et selline vahva üleskutse ja kohtume juba varsti. jaa, tšau, tšau. aitäh, et olid, Karmen. aitäh, et kutsusite. Tšau. Tšau.